tere! Selle ülesande raames meil on olemas 3 sisendit. Nendeks on siis nupp ja 2 lõpulülitit ja 5 väljundit. Üks väljund on siis tuluke, mis näitab, et süsteem töötab ja ülejäänud 4 on siis ventiili juhtimised. Meil on siis üks ventiil, mis juhib silindri sisse-välja ja teine, mis juhib sisse-välja. Mis toimub? Kui me vajutame seda nuppu, indikaator põleb. Esimene silinder läheb välja, vajutab lõpulülitit, teine läheb välja. Teine läheb välja, esimene läheb sisse. Ja hakkab niimoodi kordamööda käima. Ja kui me kogemata kuskil vahepeal lülitame välja, siis kindlasti nad peavad minema algasendisse tagasi. Lisaks sellele, kui mõni lõpulüliti ei reageeri, süsteem ei lähe edasi. Tal on kindlasti vaja lõpulülitit vajutada. Nii, kuidas siis kokku panna? Meil on 2 silindrit. Mõlemad on bisilindrid. Saame ka monosilindrit kasutada vajadusel. Ehk siis 2 ventiili ja 2 lõpulülitit. Idee on selles, et vajutades startnuppu. See tähendab seda, et on vaja tuua signaal startnuppu. Võtame vähe lühemaid otsi, võtame toite, kasutame esimest push-buttonit ja toome ta sisendisse 1. Ehk siis elekter siit stardib, siit suletakse kontakt ja esimene ehk siis I00 hakkab tööle. Paralleelis on öeldud ka seda, et peaks olema indikaator, kui süsteem töötab. See tähendab seda, et võtame kohe 0 väljundi ja toome sama indikaatori alla. See tähendab seda, et kui 00 väljund töötab, siis töötab see indikaator. Ehk siis vajutades sisse, see hakkab põlema, näitab, et süsteem töötab ja süsteem hakkab tööle. Nii, nüüd meil on suur arv väljundeid. Ehk siis vajutame seda, esimene silinder peaks välja minema. Ehk siis võtame väljundiks, antud juhul 01 ja paneme ventiili tööle ühelt poolt. Ja toome siis miinusega tagasi. Ehk siis, kui me vajutame 00, elekter läheb läbi, ventiil rakendub, silinder sõidab välja. Ja 02-ga siis põhimõtteliselt sama lugu. Võttes siit 02, toome teise silindri juhtimisse. Siin kohas saame kasutada ka sildamist, ehk siis 0 on ikka sama. See on siis esimene silinder. Nüüd on meil lõpulüliti. Võtame plussi, järgmise, toome siia ühise number 1 alla ja siit toome tagasi. Ehk siis võtame lahtise kontakti number 4 ja toome esimese sisendi alla. Põhimõtteliselt esimene silinder on tehtud, väljund on lõpulüliti, nii-öelda silindri väljund, meile sisendiks ta on Q01 ja selle silindri juhtimine ka olemas. Nüüd põhimõtteliselt saame teha sama lugu järgmisega. Võtsime siit plussi ja siit lahtise kontakti, toome järgmise sisendi alla, ehk siis minu puhul on ta 02. See on siis see ühendatud. Ja nüüd sellega teeme sama loo nagu eelmisega. Ja siis võtame siit mingi väljundi, antud juhul 3. Toome esimese alla. Võime igaks juhuks, et sassi ei läheks, tuua siit eraldi miinuse kontrollimise mõttes.
ja teine pluss. On vaja kindlasti tuua eraldi väljundi alt. Paneme juhtmed kokku, kuna ta ei ulata. Ehk siis antud juhul 4. Toome siia ja siit saame ära sildata. Juhtmed on kõik ühendatud. Kui läheb sassi, võime üles kirjutada, mis on mis. Aga sisenditeks meil on siis nupp ja 2 lõpulühitit. Väljunditeks on siis indikaator ja silindri juhtimine mõlemalt poolt. Vaatame siis programmi. Nii, vaatame, mis me tegime siis programmis. Programmis me tegime siis niimoodi, et meil on start nupp, mida me hoiame, sest see on pidevalt sees. See paneb indikaatori tööle. Teiseks, mida see start nupp teeb, annab töökäsu või võimaluse tööd teha edasi. Võib ka seda mitte kasutada, vaid siia otse panna, aga kasutame igaks juhuks. Siis saades töökäsku, timer, toon timer, hakkab tiksuma. Ja tiksub väga palju aega, 99 sekundit. Siia lõppu ma panin midagi, sest peab panema, ei saa lihtsalt tühjane jätta. Kui on 1 millisekund, ehk siis timer juba hakkas tiksuma, mis toimub, saadame 200 millisekundit silinder out. Kui me seda vahejuppi ei pane, siis ei piisa signaalist, et ventiil rakenduks. See 5 sekundit, see on siis nii-öelda tsükli taaskäivitamine. Teisel sekundil, kui aeg on juba 2 sekundit, me vaatame, kas lõpulühiti silinder ühel on vajutatud, kui jah, teine silinder läheb välja. Siis 3. sekundil vaatame, kas teine silinder on väljas. Jälle esimene silinder läheb sisse. See on siis nii-öelda väljalühitamise tingimus, et kui start nupp ei ole vajutatud, siis silinder läheb sisse. 4. sekundil siis silinder 2 läheb sisse. 5. sekundil nullime ära selle timeri, ehk siis tsükkel hakkab uuesti pihta.